Ja natuke siis minust ka, et mina olen siis, osad inimesed võib-olla ei ole minuga üldsegi veel tuttavad või vaatavad seda hiljem. Mina olen siis Ilona Sibold, energiaterapeut ja kanaldaja. Et mina siis oskan lugeda energiat, näha, mis on siis inimeste probleemide põhjused. Ja kasutan siis oma töös FFT, Free Falling tehnikat inimeste aitamiseks, energia muutmiseks, uskumuste muutmiseks. Ja tänane teema meil siis tuleb niisugune tore, kindlasti, kes juba said võib-olla meili selle kohta, kui sa ei ole mu mailing-listis, siis sa kodukalt leiad siis üles, et palun liitu uudiskirjaga, sest vahel Facebook ei näita, kui ma laivi tulen, et kui sa soovid, siis loomulikult laive või mingit infot saada minu käest. Nii et kas on võimalik ennast hästi tunda? Nii kohe ma vaatan, panen siia selle pealkirja ka, et sul oleks kergem orienteeruda. Nii. Ma tahtsin seda laivi teha teile tegelikult juba paar päeva varem, aga ma jäin haigeks. Üks pisikene kuri viirus sai mind kätte ja sellel on siis omad põhjused ja tegelikkuses on see siis ka väga tore. Üks pool sellest, kuna see haakub siis tänase teemaga, kas on võimalik tunda ennast kogu aeg hästi, kui ma ei oleks seda viiruse kogemust praegu saanud, siis mul oleks teile raske seda kirjeldada või raske öelda ühte asja, millest kohe varsti räägime. Aga viirustega on jah siis see jama, et viirused siis näitavad meile igasuguseid asju ja ma olen väga palju oma aega pühendanud just nimelt viiruse energia uurimisele viimasel ajal. Ütleme juba natuke pikemalt tegelikult ja see on tõesti üks kole, must, madal, väga madala vibratsiooniline energia, väga kleepuv energia, mida suurem võimsam viirus on, seda kleepuvam must energia see on ja see ei ole tore. Ja üldiselt siis, kuidas siis viirus meile tuleb? Üks pool on siis selles alati, et kui me ei pane tähele, kui me ei märka midagi, kui me ignoome midagi enda juures, et me teeme endale midagi kahjulikku, siis on viirus üks tore näitaja, ta paneb sind pikali maha, et hakka vaatama. Teine variant on see, et sa oled täiesti oma keskmest välja läinud ja viirus toob sind nagu siis maa peale tagasi, juhib su tähelepanu uuesti siis, et hakka enda sisse vaatama, tule enda keskmesse tagasi. Hakka mõistma enda väärtust ja elu väärtust. Et on siis teine pool viiruse tulekul. Üks pool on siis veel loomulikult kõik hirmud. Et hirm on siis tore selline asi, mis siis kütab nagu ahju, on nagu suur magnet. Mida rohkem sa midagi kardad, seda rohkem see sulle tuleb. Et koll kasvab muudkui suuremaks, kuni sa manifesteerid ta endale kohale. Nii et, ja mida ülitundlikum on inimene, seda võimsalt ta siis suudab seda hirmu kasvatada ja seda lihtsamalt siis ongi võimalik viirusel tulla su juurde. Ja muidugi, kui sa oled väga madalas vibratsioonis, siis see pool ikka. Aga üks pool siis võib-olla, millel sa ei ole mõelnud, on siis see, et viirus tuleb sulle siis, kui see viirusosakeste kontsentratsioon sinu keskkonnas, sinu ümber, see kontakt sinuga on väga kõrge. Kui selline asi juhtub, et ükskõik, kas on siis piisknakkus või pindadelt saadav see energia, siis ükskõik kui kõrges vibratsioonis sina oled, siis see kokkupuude, kui on kõrge või see piir ületatakse sinu jaoks, siis sa jääd haigeks. Sa võid olla kuru, sa võid olla high vibe, sa võid olla ülivalgustatud inimene, siis sa jääd lihtsalt haigeks. Ja sellepärast on vaja ennast kaitsta, lihtsalt mainin. Sest kui mina vaatan viirust, siis kujuta ette, näiteks kui võtame, sul on suur mullahunnik ees ja sa kukud sinna korraks käpuli, käed lähevad sinna sisse, sa vaatad, käed läks mustaks, püüd ära, läheb edasi. Kui sa nüüd peaksid sinna käpuli jääma natuke pikemaks ajaks, ütleme niimoodi, siis sa tõused püsti, vaatad, oi, mu käed on mustad, mul ei ole siin kusagil millegi pesta, ja siis see kleepekas on su küljes siin. Ja mis veel hullem, kui sa seal oled veel kauem ja samal ajal näiteks hakkab vihma sadama, nii et see on täielik pori, siis on su käed täiesti mustad.
Nii et sul ei olegi, ja sa võid pühkida need oma riiete külge siit, aga su käed jäävad ikka täiesti mustaks. Nii et samamoodi siis kleebib see viirus ennast su külge ükskõik millises mentaalses seisundis või iganes, mis sa oled. Ja ainukene, mis selle vastu siis aitab, kui sa paned enne kummikindad kätte, ütleme nii, lihtsalt teile teadmiseks. Aga teine teema sinna juurde on muidugi, kuidas sa üldse jõuad sinna kohta, kus on siis see viiruse osakeste kontsentratsioon selles keskkonnas nii kõrge või see kontakt sinuga nii suur, sest tavaliselt meile antakse alati enne signaale, ära mine sinna, ära tee seda ja kõik need muud asjad, et see on natuke teine teema. Aga tegelikult ma ei tahtnud täna üldse teile viirustest rääkida ja kui keegi on veel liitunud siin vahepeal, siis võib öelda mulle tere ja kuidas läheb. Nii et lähme siis ka ikka tänase teema juurde, et see viiruste jutt oli siis selline väike kõrvale põige teile, et saaksite aru, mida siis viirus tegelikult tahab ja mida ta ei taha. Tere, kes on veel liitunud. Ja mina siis veel krõbisen siin vaikselt ja ma tahtsin ju seda öelda teile, et miks see viirus mulle tuli. Minu viirus tuli mulle sellepärast, et ma ignoreerisin ühte olulist asja, tegin lahti oma märkmiku esmaspäeval ja vaatasin, wow, et 2 nädalat olen ma endal niimoodi täis toppinud kõiksugu asju ja ma tundsin kohe seda niisugust kokkutõmmet, et seda on liiga palju, et ma väsin ära. Ja kuna ma ei teinud siis vastavaid tegevusi selle jaoks, et seda ajakava omal laiemaks lükata, siis lihtsalt tuli armas viirus ja pani mind pikali maha, et ma pidin seda igal juhul tegema. Mul oli siis igal juhul variant seda ära hoida sellega, et ma oleks oma ajakava kohe laiemaks pannud. Aga ma ei teinud seda. Nii, ja kes on praegu liitunud ja ei ole veel siit video juurest sellele lingile vajutanud, et sa annad StreamYardile luba, et ma näen, kes kommenteerib, siis palun tee seda. See mitte millekski sind ei kohusta, lihtsalt, et ma näeksin, kes sa oled. Nii, ja kas on võimalik tunda ennast kogu aeg hästi? Kõigepealt suur tänu kõigile, kes vastasid küsimusele, kas on võimalik tunda ennast kogu aeg hästi, siis Ilona Sibol teraapiat grupis, ma tegin sellise polli sinna väikse. Ja kes kommenteerisid ka, ma otsin kohe selle üles. Et siis ma saan siit kommenteerida teile. Nii et kui sina ei ole sinna veel kommenteerinud, kuidas sina arvad sellest asjast, siis sa võiksid seda teha. Et oleksin väga tänulik. Nii, et ma läksin valesse kohta muidugi. Kohe otsin. Ja võid ka siia muidugi kommenteerida, kuidas sulle tundub, kas on võimalik tunda ennast kogu aeg hästi. Leian need kommentaarid siit üles. Vahepeal köhin ka natuke. Nii, leidsi. Ja ülivõimsalt võitis siis selle polli praegu, et jah, loomulikult on võimalik tunda ennast kogu aeg hästi. Väga õigel teel olete, väga õigel teel, aga kommenteerin siia juurde siis ka, et mida inimesed on siia alla kommenteerinud, sest seal on asja uba. Ma arvan, et kõik on sellele mõelnud. Ja teine variant oli siis vastata, et ei, see pole võimalik, sealt sai ka päris palju hääli ja ma ei oska sellele vastata. Andis ka siis hääli. Nii et, aga sellele ma vastan ka kohe, kes vastasid niimoodi. Nii. Et Merite vastasin, et jah, on võimalik, et kuna tean, et kõik on enda mõtlemises kinni, me ise loome enda elu, aga eks paraku tuleb ikka ette neid päeve aegu, kus päris alati nii ei tunne. Tõsi, kohe räägime veel siit edasi. Ja väga mulle meeldis siit Kairiti kommentaar, et ma pole isegi kindel, kas ma seda isegi tahaks, ehk siis, et kõik oleks kogu aeg hästi. Et nendest hetkedest, kus asjad on segamini, arusaamatud, valesti, on nii palju õppida. Lisaks mõnikord peab kurvastama ja leinama. Lisaks võid üldiselt õnnelik ja rahul olla, aga peavalu või varba äralöömise hetkel on võimatu öelda, et kõik on hästi. Hakkan siis kommenteerima ka otsast peale ja mul on Kairit väga hea meel, et sa selle kommentaari kirjutasid, et see võtab nagu hästi palju kokku seda, mis ma rääkida tahtsin. Siin ongi nagu siis hästi suur vahe, et kui sa märgid ära, et nendest hetkedest, kus asjad on segamini, arusaamatud ja valesti, on palju õppida. Jaa, me absoluutselt õpime kogu aeg. Aga siin oli ka Kätlini kommentaar,
et kui kogu aeg on hästi, siis ei oleks ka arengut. Iga areng ja kasv tuleb madalseisust ja rasketest olukordadest. Siin ma kahjuks ei saa sellega nõustuda, et see on väga-väga kole oskumus, et sa pead põhjas ära käima või sul peab olema kõik väga pahasti, et sa saaksid areneda, kasvada. Väga suure kasvu ja arengu on võimalik teha just nimelt selle pealt, kui sa oled väga kõrges vibratsioonis ja tunned ennast väga hästi. Tegelikult saab siis sellelt platvormilt palju suurema kasvu ja arengu teha, kui siis sellest, kui sa jälle ennast sinna ohvrirolli ja sinna auku tõmbad. Ehk mida ma tahan siit ka eriti kommentaari peale siis öelda, et loomulikult, et need asjad, kui peavadki olema, nad ongi, sest me kogu aeg õpime, aga seda on siis võimalik kõike kogeda ka väga heast, kuidas ma ütlen, väga head vibratsiooni tasandilt. Ehk kui tekivad olukorrad, kõigil tekivad, minul tekivad, absoluutselt kõigil, ka kõrges vibratsioonis inimestel, tekivad sellised olukorrad, mis sulle ongi õppetundideks, mis sa oled ise endale õppetundideks pannud, kogu aeg juhtub midagi. Aga millise tundega sa neid võtad? Kas sa võtad seda kui katastroofi? Kas sa võtad seda, et see on valus, see on paha, sa jääd sinna pikaks ajaks kinni või sa vaatad, et nii, väga huvitav. Siin on mul midagi õppida, mida ma teen valesti enda jaoks, mida ma peaksin tähele panema, millest ma peaksin aru saama või millest ma praegu just nimelt aru ei saa, et selline asi mulle ette tuli. Kui sa sellest olukorrast lähtud, siis põhimõtteliselt ka kõige nõmedamates olukordades on sul võimalik ennast tunda hästi, sest sa tead, et sina lood seda ja sinul on kohe võimalus sellest olukorrast välja tulla. Nii et me tegelikult õpime tõepoolest sellest, kui on midagi valesti, midagi arusaamatu, mingi jama, aga kuidas sa sellesse suhtud? See ei tähenda seda, et siis on kõik pahasti kohe. Ja teine pool siis võib-olla natukene on äärmuslik teile seletada seda, et paljud kindlasti ei mõista seda, et ära võtta seda üldse isiklikult või anna siin praegu hinnanguid, et kui meil on lein, kui meil on kaotus, kui me leiname kedagi lähedast, keegi on lahkunud, loomulikult see on tohutult raske, see on valus, leinama peabki võtma endale selle aja, aga jälle tuletan meelde, et leina ei saa kinni jääda, sest sinul on oma elu, oma õppetunnid siin elada, et ka seal, selles olukorras on võimalik endale teadvustada, et ma olen nii tänulik, et ma selle inimesega sellel eluteel selles kehastuses kohtusin, et meil olid ühised õppetunnid või loomaga, et ma olen nii tänulik selle eest ja et ma sain seda inimest armastada, tunda üldse, aga ma saan aru, tal oli oma teekond, tal on oma õppetunnid läbitud ja tema lahkus siit sellest kehastusest. Seda aitab muidugi paremini mõista, kui sa oled nagu teaduse tasandil jõudnud sinnani, et sa saad aru, et su hing on igavene, et ta kusagile tegelikult ei kadunud, ta ei ole siin maises kehastuses, aga see on natukene teine teema võib-olla, et ei peagi kõik seda infot üldse vastu võtma. Aga just isegi ka sellel tasandil on siis võimalik ennast hästi tunda. See ei tähenda seda, et sa ei pea korra nutma või sul ei pea paha olema, aga just, et sa saad sellest aru, et sa ei pea ennast kukutama kauaks ajaks kusagile auku. Ja mulle väga meeldis see osa just sellest kommentaaris ka, et lisaks võid üldiselt õnnelik ja rahul olla, aga peavalu või varba äralöömise hetkel on võimatu öelda, et kõik on hästi. Tead, mina tahangi jagada siin oma kogemust nüüd, kui ma haigeks jäin. Mul oli, kuna ma olen ise tegemas hästi suurt järgmist energeetilist hüpet ja ma olen väga-väga kõrges vibratsioonis, siis ma olin täiesti haige, teate, mul oli niimoodi, et mul oli kurguvalu, mul oli köha ja nohu ja mul oli megamigreen. Ja sellel ajal nägi see välja niimoodi, et ma käisin lihtsalt ringi või olin või lamasin voodis, mul oli lihtsalt lai naeratus näol. Nii totter, kui see ka pole seletada, siis esimest korda oma elus ma kogesin momenti, kus ülihaige füüsiline keha ja mina sisemuselt täiesti õitsev, särav, õnnelik inimene. Nii et on ka migreeni ajal võimalik ennast väga hästi tunda.
Isegi kui see valu on selline, et hambad pane risti, mitte midagi teha ei ole ja on võimalik selline asi, nii et ma võin teile seda kinnitada, et olen seda ise nüüd ära kogenud ja et on siis võimalik see, et on võimalik ennast absoluutselt igas olukorras ja kõige jaburamas olukorras hästi tunda, aga sa pead selle tõesti vastu võtma ja sellest aru saama ja seda mõistma, et mis pealkirja sa asjadele paned, kui kauaks sa kusagile jääd, kui kauaks sa kusagile kinni jääd. Ja just see, et tegelikult ei ole meil halbu asju, mis meiega juhtuvad. Need on meie õppetunnid, need on need asjad, olukorrad, mis näitavad meile alati, et me peaksime midagi muutma või me peaksime mingi arenguhüppe tegema, tulema oma mugavustsoonist välja, et sellised olukorrad siis. Nii et mul on väga hea meel, et te kommenteerisite. Nii, vaata, mis te vahepeal kirjutate. Siin kommenteerib, et viirused võib muistutada ka, nad ei tee midagi. Ja, aga kui see kontsentratsioon on väga suurvad, siis ma ei soovita muistutada, siis nad ikkagi teevad midagi. Kui sina võid isegi mõelda, et nad ei tee midagi, siis kui neid on liiga palju, need osakesi, siis paraku inimkehastuses nad teevad ja vägagi. Olen ise kogenud siis ka paar aastat tagasi Tais üliraske viiruse rünnakut mulle ja olin siis päris halvas seisus, samal ajal olles siis ülikõrges vibratsioonis, kõik oli väga hästi, lihtsalt ma ei pannud tähele ka jälle ja ei kuulanud iseennast ja sai see väga võimas viirus ikkagi mulle tulla, kuigi mul oli selge teadmine, et see viirus ei saa mulle tulla. Nii et saab küll, nii et on vaja ennast viirusest kaitsta. Mina ei lähe näiteks alasti, kui on väljas 30 kraadi miinust, ei lähe õue, sest ükskõik kui high vibe ma olen, ükskõik kui positiivse mõtlemisega ma olen, ükskõik mida ma endale ette kujutan, et see ei hakka mulle, külmakahjustus ei hakka mulle külge ja ma võin seal väljas näiteks keksida, aga kui ma tunniks ajaks sinna jään, siis ma saan väga hästi aru, et minu keha, minu füüsiline keha saab külmakahjustusi ja ma jään haigeks ja mina seda ei taha. Nii. Liina kirjutab, valu võib olla vältimatu, kannatamine on valik. Just. Täpselt niimoodi ongi. Ja valik siis selles mõttes, et sa pead olema teinud endaga tööd, et sa saaks selle valiku valu hetkel teha. Ja just ka mõista seda, et mida see valu sulle näitab, mida see valu räägib alati midagi. Absoluutselt alati. Sellist asja ei ole, et see valu tuleb sulle lambist. Ei tule midagi sulle lambist. Aga tagasi tänase teema juurde. Ma ei tea, mis ma tänase viiruse teemat nii palju siia sisse toon. Ei olnud kusjuures plaanis üldse. Nii et kas on võimalik kogu aeg ennast hästi tunda? Jaa, aga sellel on tegelikult üks konks väike konks. Tuleks endale selgeks teha, mida see üldse sinu jaoks tähendab tunda ennast kogu aeg hästi. Ja see tähendab erinevatele inimestele erinevat asja. Sinu jaoks võib olla näiteks ülioluline elus, ehk võib-olla mingisugune asi domineerib alati kõikidel. Sul peaks olema näiteks, et ennast hästi tunda igapäevaselt, sul peab olema näiteks suhe korras. Kui sul suhe ei ole korras, siis sul on siuke tunne, et kõik on väga pahasti ja samal ajal, kui sul on suhe korras, siis sul on selline tunne, et ka need muud asjad, mis siis, et mul seal tööl on mingid jamad või mingid tegelemised, aga võt, mul on suhe korras, ma lähen kohe koju, mul on see suhe nii korras ja kõik see asi on ja kõik on hästi. Saate aru, jah? Või siis minu jaoks tähendab see, et ma tunnen ennast kogu aeg hästi, tähendab seda, et mul on näiteks valuvaba elu. Et mul ei valuta midagi. Mis mul neist suhetest, mis mul sellest rahast, aga peaasi, et mul on valuvaba elu. Et võib-olla on see, mis tähendab, et kuidas tunda ennast hästi. Või on raha teema. Sul on niimoodi, et kui sul raha ei ole, siis on kõik täiesti metsas. Kui sul on jälle normaalset raha, siis kõik on hästi. Või see võib olla see, et sa tahad rahu ja vaikust. Et kui sul on rahu ja vaikus, iseenda sisse võimalik vaadata, siis on sinu jaoks kõik hästi. Kui sul seda aega ei teki, siis hakkab kõik vibrama ja tekib suur kaos. Nii et esimene ülesanne, mille ma tahaksin teile anda praegu, väikse mõtiskluse ülesande, tee endale selgeks, mis on see valdkond sinu elus, just nimelt sinul,
mis paneb sind kõige rohkem ennast hästi tundma? Ja mis on just, et kui selles valdkonnas tulevad probleemid, et kuidas see siis mõjutab ka muud? Või üleüldse, mis valdkonnas sul on siis palju probleeme? Aga just selle võtmevaldkond, vot selle valdkonnaga tuleks siis elus kõige rohkem tegeleda, aga ka loomulikult kõik muud valdkonnad su elus vajavad siis samal ajal energeetilist puhastamist, et tunda ennast kogu aeg hästi. Aga tegelikkuses on see siis võimalik. Isegi kui sinu ego praegu ei võta seda infot vastu, mis ma räägin, või sa eitad seda, siis tegelikult on see võimalik.